sinu aeg särada. Faceline, sinu ilu kaitsel. Tere armsad hooaeg saate vaatajad! Talv hoiab meid endiselt karges rüppes ja just nüüd enne kevade saabumist on hea hetk võtta korraks aeg maha ja mõelda puhkusele. Olgu see reis, väike põgenemine argipäevast või teadlik hetk iseendale. Nendel teemadel räägimegi tänases saates. Alustame ülevaatega turismimessilt Tourest 2026, kus lisaks kaugete maade eksootilistele reisidele tutvustatakse puhkuse veetmise võimalusi ka meie oma armsal Eestimaal. Kui on soov veeta tõeliselt lõõgastavat puhkust, siis ilmselt Rakvere Aqua Spa on selleks õige koht. Absoluutselt õige tähelepanek. Varsti juba 18 aastat pakub Aqua Spa täielikku lõõgastust. Meil on 8 sauna, meil on 6 basseini, sealhulgas meil on lainebassein, kus lastele meeldib ullata. Meil on bassein 90 centimeetri sügavune bassein natuke vanematele lastele ja 30 sentimeetri sügavusega beebibassein, mis on siis väga sooja veega ja kus ka emad ja isad tahavad kohe seal lastega natukene hullata ja vedeleda selles soojas nii-öelda mullivanni vees. Meil on 2 restorani, siis a la carte restoran Parkali, kus pakume sellist grillmenüüd ja Fresco on ka pererestoran, kus pakutakse pizzat, salateid, pannkooke, nii soolaseid kui magusaid. Ja kes veel ei tea, siis meil töötavad Filipiinidelt massöörid ja nende Shanghai massaaž ja Hilot massaaž on meie külaliste seast väga populaarsed. Ja mul on hea meel tõdeda, et meie kliendid tulevad meile tagasi. Meil on palju püsikliente. Ja see tõestab ühte, et meie tase on säilinud. Kõik see 18 aastat, võib-olla isegi läinud paremaks. Kuidas aga puhkusele ekstreemsust lisada? Aqua Spaas saab ekstreemsust lisada, kui lased näiteks vesi liutorust alla. Aga me oleme juba aastaid mõtelnud, oleks soovinud areneda, kuid meil ei ole nagu kuskile areneda olnud. Kuid siiski leidsime võimaluse. Nimelt avasime alles 2 kuud tagasi detsembrikuus Hobigardi keskuse. Raja pikkus on 320 meetrit, valgustus on tipptasemel, rada samuti ja kaardid ise on tehnika viimane sõna. Saab tulla peredega sõitma või ka ettevõtted, kes tahavad oma firmapäevi näiteks teha firma väljasõitu, siis lisaks spaale üks väike kaardisõit, adrenaliini lisada enne sauna minekut on väga hea. Ja meie messi pakkumine on olnud kõik see 18 aastat. Kui ostad massaaži, anname majutuse tasuta. Täna, kui te seda saadet vaatate, on muidugi natuke hilja selleks aastaks, kuid võtke järgmiseks aastaks nii-öelda endale kuskile pange kirja, et jõuaksite sellele väga heale messi pakkumisele. Nii et tere tulemast Rakveresse, Aqua Spaasse ja Aqua Gardi keskusesse. Suundume Läänemaale tutvuma Haapsalu vaatamisväärsustega. Tere tulemast Haapsallu ja Läänemaale. Koht, mille märksõnadeks on linnutornid, Rannarootsi ajalugu, Haapsalu pits ja tuntud festivalid. Kui otsid tõelist turgutust, tule Haapsalu Hestia spaasse, kus saunas saab päris vihaga vihelda ja aurusaunas teha mudamaski. Juba üsna varsti avatakse hotellis uus konverentsikeskus, hotelli osa ja veel suurem spa-maailm. Rahu ja vaikus ootab sind Männimetsa kõrval Framare Talasso spaas. Selle külmatalve tõeline hitt on soe välibassein. Lisaks juba 200 aastat palju kuulsust toonud Haapsalu ravimuda protseduurid. Võta aeg maha ja tule meile külla. Haapsalu ja Läänemaa. Siin ongi täielik paradiis. Kui sinu puhkus tähendab liikumist looduses ja natukene teist rütmi, siis tee üks mõnus plaan. Teel Vormsile või sealt tagasi võid ka läbi Paliverest. Palivere turismi ja tervisespordikeskus asub otse Tallinn Haapsalu maantee ääres. Talvel ootavad tuubi- ja suusarajad,
Saad rentida varustust, minna sauna või pidada hoopis sünnipäeva, tiimipäeva. Suvel tulevad mängu aga golf, terviserajad, minigolf ja erinevad spordisündmused. Ja siis liigu edasi Rohukülla 45 minutit praamiga ning oledki juba Vormsil. Saarel ootab rahu, meri, Männimets ja parim viis Vormsiga tuttavaks saada on päevane giidiga saaretuur. Muuseum, kirik, päikeseristid, majakas, kõik olulised paigad ühe päevaga. Sa ei pea midagi planeerima, lihtsalt naudid. Palivere ja Vormsil. Aktiivne algus, rahulik saar. Rohkem infot Palivere keskus ja vormsiturism.ee. Haapsalu pakatu kultuurist. Haapsalus on palju muuseume. Meil on Haapsalu linnus, Haapsalu raekoda, raudtee- ja sidemuuseum, Ilo Nimedemaa ja Haapsalust väljas on kunstnik Ants Laikmaa muuseum. See aasta on hästi juubelirohke. Iloni Imedemaa peab 20. juubeliaastat ja on palju üritusi ja näitusi, suvelavastus on. Ants Laikmaa muuseum peab 160. sünniaastapäeva kunstniku oma ja raekoda pakub 200 aastat siis Haapsalu kuurordi ajalugu. Läänemaa paneb kokku ka ajaloo ja tänapäeva, et Läänemaal on olemas selline tore koht nagu Põldotsa talu, mis pakub kohta pulmadeks ja firma meeskonnale mõttetalguteks. Ja talu korraldab kõik, teeb kohapeal toidu, annab pulmavana või peojuhi ning aitab muusikaga. Lisaks on loomulikult neil olemas ka oma maitse, vinnus, näkid, veiselehast, räimest ja vürtsikilust, mis oli parim toiduaine 2024. aastal. Ja tere tulemast Haapsalusse ja Läänemaale, kus ootab teid kultuur ja toredad inimesed. Võtame sihi nüüd Lõuna-Eesti poole ja laseme end Eesti Rahva Muuseumil üllatada. Eesti Rahva Muuseum üllatab loomulikult meil lugude ja teadmistega, et jaanuaris me avasime just uue näituse, Meie rõiva värvid, mis räägibki sellest, kuidas meie ilusad rahvarõivad said need kirkad värvid ka globaalsest värvikaubandusest, et kust need värvi ja värvained siia meie maile jõudsid. Näiteks Aasiast tuli meile indigokivi ja Lõuna-Ameerikast košeniiltäid ja mis siis nendest värvidest sai. Ja muidugi, kui siiamaani vaid aimati, kust need värvid siia said ja et kuidas see looduslike värvidega värvimine käis, siis nüüd selle näituse taga on suur ja põhjalik teadustöö ja uuringud, et ühtepidi jah, et kust need värvid siia said, aga millised on need värvimistehnikad ja et kuidas ikkagi see värvaine kangale sai. Mida huvitavat on ERMis peredele? Kusjuures sel aastal me paneme eriti palju rõhku lastele ja peredele, et nüüd varsti avame Robloxi eksponaadi ja lastele tuleb audiogiid ja aprillis toimub meil suur perepäev, kuhu tuleb Loolala näiteks esinema, siis kevadel avame põneva põgenemistoa, kus on palju ajuterakestamist ja mõistatamist. Nii et palju tegevusi tuleb peredele ja lastele ja loomulikult igapäevaselt ootab meid külla perepisemaid mängumets, kus on iga nädal muinasjutuhommikud ja meisterdamishommikut, nii et tegelikult ERMis toimub väga palju põnevaid sündmusi, et igaüks leiab endale oma maitsele ja erinevad vanused leiavad alati ERMis midagi teha. Ja sel aastal me ju tähistame 10. aastat meie uues suures uhkes majas. Nii et tasub kindlasti hoida pilku peal Eesti Rahva Muuseumi Facebooki lehel ja kodulehel, et olla meie sündmustega kursis. Mulgi vallas Viljandimaal asub üks huvitav turismimagnet. Miks Morna talu osaleb Tuurestil? Tuurestil me osalema 2 põhjusel. Esimene põhjus on suur ja ilus, nii nagu Suuremaa president räägib lihtlausetega. Ja see meie esimene asi ja suur asi on presenteerida Eestit ja leida talle tunnuslause või slogan, nagu on siin läbi aegade otsitud. Tuletame meelde Welcome to Estonia. Meie tunnuslause või mida me presenteerime on Spirit of Estonia ehk eesti keeles Eesti visiitkaart. Ja selleks me loodame, et saab
meie initsiatiivgrupi algatusel sõna Apple Wops, mis saab olema kunagi geograafiliselt kaitstud tähis, nii nagu suured ja edulised maad on omal geograafilisi tähiseid teinud. Teine punkt, miks me siin oleme, me presenteerime oma aiandustalu, kus põhiloosungiks on töö, autööle. Ja selle töö kõrvalt me saame võtta vastu külalisi näidata, kuidas üks aiandustegevus käib. Morna asukohana on Eestis esimesi ärilisi õunaaedu, mis Eestis on üldse rajatud ja meie püüame nüüd seda traditsiooni jätkata. Sellest tulenevalt on meil 8000 õunapuud pluss 7000 veel juurde, loomid, maasikad ja muud aiandussaadused. Me võtame vahel külalisi kokkuleppel ja näitame oma elu ja anname degusteerida Apple Wopsi ja muid saadusi. Millega Morna talus igapäevaselt tegeletakse? Hooldame õunapuaedu ja aiandust. See ei ole lihtne töö. Hakkab juba talvel pihta, õunte lõikamine, harimine. Praegu me oma toodangut müüme tavaliselt Nõmme turul ja meil kohapeal on ka müügipunkt 24/7, et mitte oma aega raisata, me tegime sellise poe. Et seal on vabalt igaüks, kes tuleb, võib selle toimingu ise ära teha. Me oleme võtnud vastu ka turismireise selle eesmärgiga näidata, mis on maaelu, kuidas siin toimetatakse ja oleme andnud oma tooteid degusteerida. Nii et meile sobib kokkuleppel, millal tulla seda elu vaatama. Meie juures on ka üks Eesti kõige vanem õunapuu, Oti metsaõunapuu, 300 aastat vana. Me kanname selle eest hoolt ja selle õunavilju me kasutame oma Apple Wopsi toodangu sees. Nii et welcome Spirit of Estonia, Spirit of Morna. Gold Time, sinu aeg särada. Gold Time, sinu aeg särada. Faceline, sinu ilu kaitsel. Igapäevased kodused toimingud arenevad koos tehnoloogiaga ning puhtuse ja mugavuse ootused on ajas muutunud. Milline on viimane suur uuendus Dysonil tolmuimejate maailmas? Dysonil on tulnud välja uus Dyson Pencilvac, mis näeb välja rohkem nagu pliiats kui tolmuimeja. Tegemist on täiesti maailma ühema tolmuimega, mis näeb välja väga elegantselt ja kenasti. Kuidas Pencilvac erineb tavalistest varstolmuimejatest? Sellel nüüd on uus Fluffy Cones tehnoloogia, kus on otsikule külge pannud 4 koonusekuulist harja, mis ilusti, kenasti ja kiiresti saavad hakkama pikkade juustega või lemmiklooma karvadega. Valgustus nüüd on pandud mõlemale poole ja see LED-valgustus tõesti paljastab mikrotolmu osakesi, mis me ei näe palja silmaga. Mootori otsik nüüd pöörleb 360 kraadi ümber oma telje, mis teeb tõesti koristuse näiteks laua või toolide alt väga lihtsaks ja kergeks. Millised on veel põnevad uuendused? Pencilvac'i varre läbimõõt on 3,8 cm, sama nagu Dysoni Airwrapil. Kiireim Dysoni turul hetkel oleva mootor. Tolmu panum mahutab 0,8 liitrit tolmu, aga see tolm pressitakse püsivalt kokku, mis tähendab, et ei pea iga kord selle tühjaks tegema. Aku kestuvus on umbes 30 minutit, ise seade on ühelduv ka My Dyson äppiga, mis teeb kasutamise ja hooldamise palju lihtsamaks.
tolmumega saab tutvuda meil e-poest või kohale tulles T1 salongis Tallinnas Maakri 19/1. Nüüd aga räägime ühest üllatavalt tõhusast ilusaladusest, mis annab nahale uue hingamise, muudab selle pehmeks ja siidiseks. Janette, räägi palun, mis on see toode, mis kõike seda lubab? See toode on tõesti olemas ja mina olen selle toote enda jaoks leidnud ja selleks tooteks on Northern Beauty koorimiskinnas ja mina olen kasutanud seda Türgi siidist oma ja see töötab tõesti oivaliselt ja teeb su naha siidiseks. Ma olen kasutanud neid koorimiskreeme või neid asju, aga need jäävad kõik meie nahale kinni ja need ei tööta eriti hästi, aga see Northern Beauty kinnas töötas oivaliselt, 10 minutit duši all, said naha natukene lahti ja siis sa lihtsalt nägid, kuidas selle kindaga hakkas seda surnud nahka maha rulluma, et see oli täiesti crazy, terve vannituba oli seda täis ja peale seda nahk oli lihtsalt nii pehme ja tooted imendusid palju paremini. Kas tõesti see kõik ongi siis nii lihtne, et lähebki ainult vaja kinnast ja vett? Ja, see on tõsi, et sul läheb vaja ainult kinnast ja vett. Kuna me arvame, et me peseme ennast dušikeelide ja asjadega, et me saame puhtaks, tegelikult see niimoodi ei ole, et see kõik, need tooted jäävad meie kehale, kõik isepruunistajad, kreemid, kõik, mida me kasutame, et siis korra nädalas võiks ikkagi oma seda surnud nahka maha koorida. Unustage ära kõik kohvipaksud, kõik muud mässamised seal kodus, et sul läheb vaja ainult koorimiskinnast ja vett. Põhimõtteliselt sa seisad siis 10 minutit kuuma duši all, veel parem oleks, kui sa võtad mingi mõnusa lõõgastava vanni enne seda või käid saunas, on niisugune saunaõhtu ja see surnud nahk tuleb ilusti lahti ja siis sa lihtsalt teed kinda sooja veega märjaks ja tuled ilusti vannist, saunast, duši alt välja, paned vee seisma ja hakkad reaalselt lihtsalt kindaga koorima ja siis on nagu nahk valmis koorimiseks ja sa näed, kuidas see lihtsalt maha rullub. Oled sa veel märganud mõnda positiivset mõju kinnast kasutades? Ja kindlasti, et peale paarikordset kasutust nägin ma juba suuri muutusi. Mu nahk oli palju pehmem, siidisem, tooted imendusid palju paremini ja nüüd see on mu iganädalases rutiinis sees ja sisse kasvanud karvu on palju vähem ja ma tõesti soovitan seda kinnast südamest ja kuna tal on nii hea väikene kompaktne pakend, siis ta tuleb minuga kaasa reisile, vanaema juurde, spaasse, igale poole, et ma saan oma naha eest hoolitseda. Ma näen, et siin laual on 4 eri värvi ja suurusega kindaid. Mille jaoks näiteks see must on siis mõeldud? See must on nüüd konkreetselt mõeldud meestele, see on Türgi siidist kinnas, tal on palju tugevam materjal, ka mehed peavad oma nahka koorima, nii et kõik mehed, kes on salaja varastanud oma naiste koorimiskindaid, siis nüüd on ka teile midagi ja hügieenilistel põhjustel peaks olema igal ühel oma kinnas. Ja kõiki neid kindaid saab soetada northernbeauty.com kodulehel ja sooduskoodiga hooaeg on täna ja homme kogu kaup -25%. Järgnevalt toome teieni teema kõige pisemate maailmast. Räägime sellest, kui tähtis on laste ohutus. Mis teeb turvatooli või hälli täiesti turvaliseks? Turvahälli ja turvatooli teeb turvaliseks esiteks see, et neid on testitud ja nad vastavad Euroopa sertifikaatidele. Näiteks kui võtame aluseks sertifikaadid, siis on uus R129 sertifikaat, kuhu peavad siis turvahällid ja turvatoolid vastama. Turvalisusele on oluline ADAC-test, mis on siis Euroopa autoklubi ja ta testib kõiki turvahälle ja turvatooli, mis vastavad standarditele väga rangete kriteeriumite alusel. ADAC-testis siis tehakse võimalikult ligilähedane olukord autoõnnetusele. Testitakse siis eest ja tagant kokkupõrget, külgkokkupõrkeid ja lisaks veel kemikaale toodetes ja ergonoomilisust. Kõige uuem asi, mida on hakatud testima, on just külgkokkupõrge ja viimased või uuemad turvatoolid ja turvahällid, neil on kõik lisatud selline spetsiaalne külgkokkupõrke tiib, mis siis võtab lapsele mõjuva jõu oluliselt rohkem maha, kui seda ei oleks. Lisaks muidugi on oluline, et laps on turvatooli õigesti paigaldatud ja et see turvahäll või turvatool oleks ka autosse korrektselt paigaldatud. Et mida peab siis vaatama näiteks on see, et peatugi oleks õiges asendis,
siis teine on, et rihmad ei oleks keerdus ja kolmandaks, kui näiteks turvahälli või turvatooli autosse paigaldada, siis tuleks vaadata, kas on võimalik ka Isofix kinnitus, tuleks vaadata ka turvatoolide hällide materjale. Ehk siis need materjalid peavad olema võimalikult energiat absorbeeruvad, mis tähendab, et õnnetuse korral, enne kui see löögijõud jõuab lapseni, peab see energia läbi käima ka materjalidest. Aga kuidas on kasutatud turvatoolidega? Oluline on ikkagi turvahäll või turvatool osta uuena, sest mitte kunagi ei tea, mis tingimustes seda on hoitud, kas sellel on eelnevalt mingi õnnetus juhtunud. Isegi kui ostad kasutatud turvatoote, siis ei tea, kas seal on kõik jupid olemas, sest et iga detail, mis on turvatoolidega kaasa antud, omab mingit tähtsust. Ja paraku meil ei ole võimalus näiteks Nordbabys kontrollida, kas turvatool või häll sisaldab mikromõrasid. Tasuks ikkagi mõelda, et tegemist on teie lapse turvalisusega ja kaitsega. Ja ma arvan, et sellele ei saa panna hinda. Ja väga palju küsitakse ka turvalisuse mõttes, et kui pikk on ühe turvatooli või hälli kasutusiga, siis me soovitame turvahälli või turvatooli eriti kasutada ühe lapse puhul. Turvahälli puhul, kui on endal peres 2 last järjest, siis on see ka lubatud, aga turvatool, millel on pikk kasutusiga, 1 laps ja siis tuleb juba valida uus turvatool. Veenduda turvahällide toolide turvalisuses ja valida endale õige, siis ma soovitan tulla Nordbaby kauplustesse. Siin on võimalik tooli proovida nii lapsega kui ka autosse ja vaadata kindlasti, et te leiate endale sobiva. Ja meie müüjad kindlasti annavad teile väga täpse ülevaate, mis on turvalisus, kuidas tooli kasutada ja millist õiget tooli teile valida. Selline saigi meie tänane saade. Loodame, et leidsite ideid, mis kutsuvad liikuma, avastama ja looma puhkuse hetki. Vahel piisabki väikestest muutustest, et argipäev tunduks värske ja inspireeriva. Kohtume juba järgmises saates ja kindlasti jälgige meid ka YouTube'is. Gold Time, sinu aeg särada.